Eesti Rahva Autokool. Gaasiga sõitsid autod ka aastakümnete eest, kuid vahepeal on see mujal maailmas populaarsust kogunud autokütuseliik Eestis unustuse hõlma vajunud. Targalt elamine ja säästlikud eluviisid on moes ja gaasitanklaid kerkib nüüd ka Eestis nagu seeni peale vihma. Kui täna on Eestis circa 30 gaasitanklat, siis Lätis, Leedus on neid 200, Poolas on neid 3000 ja teistes Lääne-Euroopa riikides on samamoodi neid tanklaid tuhandetega, et need tanklad ei seisa seal niisama, et kuna see gaas lihtsalt on oluliselt odavam kütuseliik, et sellepärast me seda siin praegu propageerimegi. Et küsimus on ikkagi selles, et palju te sõidate, et need, kes sõidavad piisavalt, siis igal juhul on see ökonoomika olemas. Kui te käite tööl 2 kilomeetri kaugusel, siis ei ole ilmselt seda väga suurt nagu mõtet, sest gaasiseade maksab ka raha. Keskmise auto, 4-silindrilise auto puhul maksab gaasiseade paigaldusega, ütleme, 1000–1100 eurot. Inimene, kes sõidab 25 000 kilomeetrit aastas, siis võib öelda, et esimese aastaga ta maksis selle gaasiseadme kinni. Ja kui te seda ka müüma hakkate, siis kindlasti on ka lisaväärtus see, et sa võite ka selle eest küsida auto eest nagu rohkem raha. See gaasiseade tuleb õieti paigaldada. See gaasiseade peab olema kvaliteetne ja mitte kuskilt eBayst ostetud. Ja gaas, mida tarbitakse, peab olema ka kvaliteetne. Ning nii nagu me igaüks enda autot hooldame, nii tuleb ka seda gaasiseadet regulaarselt hooldada. Nüüd see esimene auto, millega ma gaasiga sõitsin, see on juba maha võetud ja nüüd on hetkel juba teine auto. Во-первых, самая главная причина – это то, что значительно дешевле. Это чуть ли не на 50%, ну где-то порядка на 40% дешевле. Kui mina sõidan, siis ma küll vahet ei tee, et kas ma sõidan bensiiniga või gaasiga. Ainuke vahe on see, et gaasiga on tunduvalt soodsam. Kiirus ja võimsus omadused kindlasti ei kannata sellepärast, et ma sõidan gaasiga. Hea on see, et tegelikult ka konkurendid on hakanud sellega kaasa tulema, et ainult meie seda ei tee, et siin mõningadki teised on hakanud gaasitanklad ehitama, et see tähendaks seda, et vähemalt igas maakonnas on kindlasti üks tankla ja suuremates linnades Tallinn, Tartu, Pärnu on neid ikkagi mitmeid. Kui te olete oma autole paigaldanud gaasiseadme, siis teil kindlasti on vabadus tankida ükskõik kus kohas Eestimaal gaasi nendes tanklates. Aga Alexela puhul me võime ühes olla kindlad, et see gaas, mis siit püstolist välja tuleb, on pärit Reola gaasist, kes toob maale vaid kvaliteetset LPG autogaasi. Ma kuulen, et sul on äge auto. Gaasiauto. Ma olen sõitnud erinevate autodega, aga gaasiautos kuulnud igast õudusluusid. No väga lahe. Teeme proovi. Tule proovi. Okei. Kiirus kogub päris hästi. Selles osas ei ole küll midagi ette heita. Nüüd peaks olema bensiini peal. Teinud proovisõitu Tallinn-Tartu maantee peal. Tuleb tunnistada seda, et vahetades gaasirežiimi bensiinirežiimile ja vastupidi, mina vahest aru ei saanud. Tuleb tunnistada, et kogemus ääretult positiivne. Kiirendusvõime täiesti mõlema kütusega ühesugune ja täiesti normaalselt sõidame. Et need lood, mida ma olin kuulnud, need ei vasta tõele. Terveks eluks vajalik.